1970-ndatel hakkas Nokia Group tegelema mobiiltelefonidega. 1990-ndate lõpus oli Nokia Mobile kõikjal maailmas turuliider. 2013. aastaks langes käive sedavõrd, et Nokia loobus mobiiltelefoni ärist. Mis juhtus? See lugu on muinasjutulik. Minu arust tundub see nüüd tagasi vaadates ebareaalne. Te peate aru saama, et sel ajal Nokias töötamine oli täiesti erakordne kogemus ükskõikus. See, kuidas me kokku hoidsime, oli lihtsalt võimas. Ma tunnen, et see oli eriline privileeg, et mind seal omaks võeti ja kõigesse kaasati ja et ma sain kõik need võimalused teha asju sellisel skaalal, nagu Nokia tookord tegutses. Nokia. Mobiil, mis ühendab inimesi. August 2016. Microsoft lõpetas Soomes mobiiltelefonide tootmise. Timo, mine tagasi tööle. Sul veel on tööd. Lähen ja. Ma olen täna esimest päeva töötu, mul pole kuskile kiiret. Järgmisel nädalal näeme. Nägemist. Toomas Antiid insenerid, eile oli mul ametlikult viimane tööpäev. Eilen loppui työsuhde virallisesti. Me pole küll 2,5 kuud midagi teinud. Juba mitu aastat on see peaaegu olnud Craig Livingstone, Nokia asepresident 1992–2014. Kõik räägivad nii, nagu nad häbeneksid Nokias töötamist. Või tuntakse kahju rõõmu, et näe, mis Nokia rahvast sai. Nokia auks tuleb tunnistada, et see näeb ikka telefoni moodi välja. Läksin üks päev meie müügijuhi Ilpo Rossi kabinetti. Ta oli 4 käpakil suure nahkkohvri ees ja pakkis sinna SRB 202 osi. Pani sinna autotelefoni, siis vastuvõtja, antenni ja aku. Ma küsisin, mida ta teeb. Mõningad inimesed tahavad kasutada seda oma suvilas või paadis või hotellis ja nii edasi. Kuna meil kaasas kantavat pole, siis panen selle ise kokku. Sellest sai alguse mobiiliarendus. 1972 toodeti 1612 autotelefoni, umbes 20 töötajat. Ma mäletan, et keegi mõtles välja sõna mobiiltelefon. Matti Makonen, Soome mobiiliäri rajaja 1952–2015, kõik naersid, et kes telefoniga ringi liiguks. Mäletan, kuidas Jorma Nieminen esitles seda nagu suuremat pildi. Eeldasime, et 100% elanikest omandavad seadmed, mida nad kaasas kannavad. Jorma Nieminen, Soome mobiiltelefoni tööstuse isa, 1942–2015, siis oli tavaks kõiki mõtteid väga vabalt jagada. Eeldati, et kõik, mida see süsteem vajab, kõigil tehnilistel nõudmitel ehk leiutistel pole patendi ja autoriõigusi. Selles polnud küsimustki. Me lihtsalt tegime nii. See oli ametnike omavaheline koostöö. Üks nendest leiutistest, mis hiljem palju tähelepanu sai, on SMS-sõnum. Juhani Tabiolal oli kaasas HAB taskukalkulaator. Ta kraamis selle lagedale ja näitas, et seal on kõik tähed ja numbrid sees ja see mahub talle taskusse. Me arvasime, et pole probleemi, sest tulevasel mobiiltelefonil on kindlasti nii palju nuppe, et sellega saab sõnumeid kirjutada. Mina isiklikult olen sattunud sellisesse rolli, et paljude arust olengi mina SMS-i leiutaja. Jossa aika monet ajattelee, että minähän olen keksinyt sen. Nad imestavad, miks ma patenti ei võtnud ja SMS-iga rikkaks ei saanud. Rikasta sen takia, että tekstiviestin keksinyt. Eelmisel aastal oli ärimaailmas palju üllatavaid pöördeid. Ühinemised, vaenulikud ülevõtmised, börsile tulekud, aktsiahindade kõikumine. Teid üllataks avastus, kui paljud suhtlused korraldati kiiresti ja tõhusalt Mobira Talkmaniga. Võib liialdamata öelda, et kogu finantsmaailm on selle haarde ulatuses. Me tootsime 200 Talkmani päevas. 200 kappaletta päivässä. Mobiiltelefoni äri oli väga väikesemahuline. Mobiiltelefonide arendamist ei õpitud.
Pekka Lonkak, Nokia arendaja 1984–2010, see oli nii uus ala, et meie olime parimad eksperdid. See on NMD 900. Selle telefoniga tegi Gorbatsov 1987. aastal oma kuulsa kõne. See kaalus 800 grammi. Ja maksis palju. Seda küll. See maksis mingil hetkel 24 000 marka. Me tootsime neid Kuveidi jaoks. Me küsisime, mis nimi panna, ja nemad ütlesid, et pange Post, sest see on nende arust usaldusväärne kaubamärk. Nad tootsid ju pesumasinaid ja akutrelle. Nii me tegimegi. Mobirale polnud üldse tähtis, mis nimega nad seda müüvad. Hiina on tohutu potentsiaaliga turg. Nokia on teinud siin edusamme tohutu konkurentsi kiuste. Mulle helistati Musta Kuubiku vastuvõtust ja öeldi, et seal on kohtu esindaja, kes tuli firmale kohtukutset üle andma. Hannu Palmu, Nokia peajurist 1988–2005, kuna mina olin jurist, pidin mina selle vastu võtma. Ma läksin alla ja kohtutäitur seisis seal, dokumendid käes. Ma andsin dokumentidele allkirja ja hakkasin ära minema. Ma arvasin, et ta hoiab käes neid dokumente, mis tuleb vastu võtta, aga ta ütles, et ei, dokumendid on selles kastis. Motorola Inc. kaebas kohtusse kõik Nokia juriidilised üksused patendirikkumise pärast USA-s. Salu oli siis veel väga väike linn, tegelikult täielik maakoht. Ma mäletan, et need Chicagost tulnud advokaadid olid väga tüüpilised Ameerika juristid. Jotka tuli tänne oikein tyypillisiä amerikkalaisen asianajajan näköisiä. Noored mehed, kes liikusid suurte mustade diplomaadikohvritega. Nad saabusid vahetult enne jaanipäeva. Nad ei suutnud uskuda, et selle väikese maakoha ainus majutuskoht suleti jaanipäevaks. Algul oli eurooplase ja skandinaavlasest soomlase mõttemaailmale täiesti võõras, et üks firma võib anda teisele sellise sõjalise löögi. Voi tulla tällainen lainausmerkeis sotilaallinen hyökkäys toista yritystä kohtaan, niin kuin tämä oli. Sel hetkel sai Nokia kontsern aru, et kuigi me oleme tootearendajad, kes oma tooteid müüvad, siis tegelikkuses on elektroonikatööstuses patendiportfell, ehk arsenal see, mis otsustab, kes maailmaturul läbi lööb ja kes mitte. Tämmöinen patenttisalkku, puhutaan IPR-arsenaalista, niin se ratkaisee ihan valtavasti, kuka pärjää maailmanmarkkinoilla, kuka ei. Motorola lahendas kohtuasja Tandy Corporationi ja ühe Soome firmaga Nokia ja Motorola jõudsid kokkuleppele. Mõlemad jätkasid üha laieneva GSM-turu vallutamist. Tulevik on käes. Nokia. Nokia ostis ära konkurendi Inglise firma Technophone. Ma helistasin oma isale ja küsisin, kus Soome on. Ta ütles, et vist Luksemburgi lähedal, mida tema ka teadis. Sir Ian Broughal, Technophone Nokia keskkonnajuht 1989–2006 ma lõpetasin kell 5 töö ja täpselt samade riietega lendasin Helsingisse ja sõitsin bussiga Salosse. Polnud mul mingit kasukat ega salli vaja. Välja astudes sain aru. Ühe panga katusel oli kell. See näitas, et väljas on -29 kraadi. See oli lõbus. Sain kohe aru, et olen kodus. Juha Lakala, Nokia direktor 1992–2009, seal oli lihtsalt nii vahva töötada. Kõige tähtsam oli kvaliteet, kliendikogemus ja kliendi kuulamine. Me lisasime uusi võimalusi. Kasutajakogemus oli kõige tähtsam, ka telefoni vastupidavus. Õhkkond oli väga hea, ei mingit poliitikat. Me tootsime erinevat värvi telefone. Oli raske ennustada, mis värv müüb.
Tootmist alustades otsustasime teha 100 000 punast ja 200 000 sinist. Kõik pidi olema varem läbi mõeldud, aga kui telefonid valmis said, selgus, et punane ei lähe müügiks ja musta värvi telefon on kõige meenukam. Punainen myynytkään toi Mystemuusilta. Musta myy kaikkein parhaiten. Ladu oli punaseid täis. Astut täynnä punaisia. Me saime aru, et peame muutma telefonide ehitust ja kokkupanekuviisi, et ehitada kõigepealt valmis see, mida nimetame telefoni mootoriks. Ensiksi puhelimen, me sanottiin sitä moottoriksi, valmiiksi. Ja sitten Telefonile peab olema võimalik erinevat värvikaanet peale panna. lyödä erinäköinen värikansi päälle. Seda me tegimegi ja see andis meile logistilise eelise. Ylivoimamarkkinoilla kukaan Ükski teine mobiilitootja ei teinud seda. tehnyt. Kas see on teie oma? Swatch. Ei. Me saime kõike, mida Nokia ostis. Meille tuli sit näitä just mitä Nokian hankkinut. Me ostsime konkurentide tooteid, et neid uurida. Ericsson mõistagi võttis meie telefoni koost lahti. Nad nägid selle moodulitest koosnevat ehitust. Ericsson kopeeris oma telefonides seda ehitust, aga nad ei teadnud, et ka meie tootmine on samal põhimõttel. Laitettu vastaamaan tätä samaa rakennetta. Seda nad ei muutnud. Idee oli valmistada ette kõik meie tarnijad, kontrollida, et detailide kvaliteet ja tootmine oleks piisav. Niitä saadaan tehtyä riittävän paljon. Me tekitasime oma tootmisprotsessid ja standardiseerisime need. Mahdollisimman standardisoidut prosessit jokaisella tehtaalla. Me rajasime oma turunduse, rajasime järelturu ja hoolduse. rakennettiin se jälkimarkkinointi, huoltolaitteet sun muut. Kõik kokku moodustas kooskõlastatud tootearenduse. Ma joonistasin selle Petterile ja me otsustasime pildi sedapidi pöörata, nii et moodustus 5 sammast. Toisinpäin, ja siinä meillä oli 5 eri putkea. Sellele põhimõttele rajasime me kogu protsessi. Rakentaa koko prosessia. Meil kulus terve aasta, et iga etapp piisavalt täpselt valmis saada. Sanotaan riittävän tarkasti. Kulus 2 aastat, et seda inimestele õpetada, aga kui see toimima hakkas, oli meil mobiiliturul tohutu ülemvõim. Meillä oli ihan suunnaton ylivoima kännykkämarkkinoilla. Ma tahtsin sulle teada anda, mida ma teen. Pressi. Nokia ühendab inimesi. See läks juhatusse ja mina olin pisut mures. Oli vähän huolissani siitä. Matti Saarinen, Nokia asepresident 1982–1994, sest kogemus ütleb, et just sellised otsused võtavad kaua aega. Me tegime nii, Connecting People pandi 20 ettepanekuga kokku ja teised olid nii totakad, et ei tulnud mõttessegi. Ja ne muut oli niin pöllöjä, et niitä ei voinut ajatellakaan, jolloin kaikki... Connecting People torkas kohe silma ja kiideti mõne minutiga heaks. Minuutissa. Ma õppisin Tehnikaülikoolis ja kirjutasin oma väitekirja. Püüdsin sel suvel palavikuliselt oma väitekirja valmis saada. See oli suur töö, mis pani mul vahel pea ringi käima. Ma mõtlesin, et teen pausi Ove Strandberg, Nokia spetsialist 1989–2013 ja proovin seda asja, mis teadete tahvlil ripub. Ma istusin maha ja panin mõne ettepaneku kirja. See võttis kõige rohkem 30 minutit. Mul tuli pähe 2 lööklauset, mis sobisid sinna saatmiseks. Nokia Connecting People ja Connecting Nokia People. Paljud inimesed tahtsid selle eest au endale saada, peamiselt Rootsi reklaamiagentuurid. Lähinnä ruotsalaisia mainostoimistoja. 1995. Nokia palgal on 17 821 inimest Soomes ja maailmas 2 korda rohkem, võtan vabalt. Peab ja Jaril on veel puhkuse meeleolu. Nii see käib. Ristol on lahe nokats. Ma olen osalenud paljudes meeskondades, aga eriti südantsoojendav on kohata vanu Foorum Nokia liikmeid. Nad ütlevad, et see on olnud nende elu parim meeskond. Lauri Hirvonen, Nokia arendusjuht 1996–2009, nad tundsid, et saavad endast midagi anda. Kui saad uut maailma luua ja sellest teistele rääkida, on see tänuväärt.
Nokia sees oli kõigil sama palk, et ei tekiks palgakonkurentsi. Reijo Kaajanen, kommunikaatori isa Vanemase president 1996–2000 konkureerida võis sellega, kellel on parimad projektid, ideed ja jutud. See tuli meile kasuks. Tamperes töötas see meeletult hästi. See andis meile kogu aeg indu edasi rühkida. Nokia. Sa ei maga kunagi ühtegi võimalust maha. Nokia palalaikas Hov Berliinis Leningrad kauboisi ja Punaarmee kooriga sai Saksamaal suurt tähelepanu, kõik telekanalid näitasid. Se oli kaikilla kanavilla. Me tegime kogu aeg midagi uut. Kajust Hiild Nokias 2000–2010 psühholoog juhtimisnõustaja firma kasvas kogu aeg, avasime välismaal uusi vabrikuid. See oli globaalne ettevõtmine. Turundusosakond ütles, et telefoni sisse tuleks panna üks lahe mäng. Hakkasime mõtlema, kes mida teeb. Kes kirjutab kalkulaatori, kes kalendri, kes mängude koodi. Taneli Armanto, spetsialist, Nokia 1995. 2011 keegi oli näinud, et arvutites on üks arvutimäng, mille alguses on nimi T. Armanto. Selle mängu kirjutas tegelikult minu sugulane, aga sain au endale. Mind valiti sinna mängude koodi kirjutama. Mida sina jõuludeks tahaksid? Mobiiltelefoni. Kas sinul on mobla? Ei, aga tahaksid. Ikka. Mis on sinu arust kõige tähtsam? Helinad ja mängud. Kui palju helinaid peaks olema? Vähemalt 30. Kellel on oma mobiil? 2. Mika Eriksson, Soundvan Oy juht, asutaja. Kui me 1998. aasta talvel kuulsime, et helinaid on võimalik sellesse mobiili tõmmata ja helinat ise muuta, siis oli see väga põnev. Me hakkasime sellega tegelema ja sama aasta detsembriks olime valmis teenuse turule tooma. See oli hämmastav, sest kui teenusega alustasime, siis esimesel päeval ja ilma igasuguse reklaamita oli rohkem allalaadimisi, kui ennustasime terveks avakuuks. Pärast ühte nädalat oli meil juba nii palju allalaadimisi, kui olime terveks aastaks ennustanud. Kommunikaator oli maailma esimene mobiil, millele võis keegi väljas tarkvara kirjutada ja seda mobiilis kasutada. See oli programmeeritav mobiil, täiesti ainulaadne. Muuseumi keskusvabriiki, kuna need on nüüd muuseumi esemeteks saanud, siis palume siin kõigil puuvillased kindad kätte panna, kui nad telefone puudutavad. Kun niitä tuolta otetaan ja käsitellään. Huvitav. See on nii vana ajalugu. Mul on siin midagi, mida te pole kindlasti näinudki. Meil on originaalpildid, millest kõik alguse sai. Need on joonistatud. 1993. aasta sügisel. Need kujutavad seda ideed, mis meil oli sellest, milline peaks kommunikaator välja nägema. Esimesteks versioonideks olid vahtplastist tehtud makett, mille abil me kommunikaatorit edasi arendasime. Tehty kommunikaattorimalli, joka sitten lähti hahmottumaan, että mitä se voisi olla. Erilist internetti siis veel polnud, aga Valges Majas oli dokumente, millele sai modemiga ligi. Ühel õhtul mängisin ma kommunikaatori prototüübiga ja ma pääsesin lugema Valge Maja dokumente otse nende arhiivist. Valkoisen talon dokumentteja suoraan sieltä heidän arkistoistaan. See oli ilmselt peale ülikoolide ainus koht, kuhu veebis ligi sai. Ma sain aru, et see on revolutsiooniline. Kui me pääseme juhtmevabalt ligi kõikidele dokumentidele, siis see just ongi see, milleni see kõik võib viia. Tuleb võimalikult palju andmeid üles panna, küll keegi kasutama hakkab. Seppo Haataja, Nokia direktor 1995–2012, see oli meie eesmärk ja seda me ka tegime. Sellest sündisid Wi-Fi ja Bluetooth ja kõik muu.
See kõik käis läbi hularõnga, sest juhtmevaba oli siis veel selline ime. Jouni Mikkonen, Nokia tootearendusjuht 1995–2013, nüüd oleme kaugele jõudnud, aga siis peeti projekti tehniliselt võimatuks. Siis saime otse ülikoolist kutte, kes leidsid võimaluse selle ära teha. Nad ei lasknud ennast varasematel ideedel segada. Soomlastele oli omane küsida neilt, kes midagi teavad, mitte bossilt. Kui saame mõne uue inseneri, kes ütles, et seda võib nii teha, siis ei keela keegi tal seda öelda. Aasias asjad seda viisi ei käi. Seal pealik otsustab ja töötajad teevad. Ajakäsitlus on indialastel ka teistsugune kui läänes. Jüri Roselius, tarkvara vanemjuht 2006–2012, hea näide on hindi keel, kus homse ja eilse jaoks on sama sõna, nimelt kaal. See on uskumatu kogemus minna Liisa Vesanen, kasutajakogemuse juht 1997–2013, kui töötad täiesti rahvusvahelise meeskonnaga. See polnud tööd tegemise moodi. Ma osalesin milleski väga heas. Minu töö oli see Las Vegases lansseerida. Meil oli sealsel messil 10 esitlusletti. Kõigepealt tuli meie juurde väike Microsofti rühm, esitasid igasuguseid küsimusi ja tahtsid kommunikaatorit näha. Mitte teisi Nokia telefone, just kommunikaatorit. Me vastasime nende küsimustele ja näitasime, kuidas see töötab. Järgmisel päeval tuli 2 meest tagasi, aga neil oli kolmaski kaasas, Bill Gates ise. Luurerühm käis ja otsustas, et see on hea toode. Nemad tõid kaasa Bill Gatesi, kes tahtis sama demo näha. Me näitasime seda talle ja ta oli väga rahul. Seejärel ostis Microsofti ID-osakond palju kommunikaatoreid. Mr. Gates. Kas Microsoftil on plaanis osta Nokia või mõni teine Soome firma? See oli kõige seksikam. See oli ulmeline, tehnoloogiliselt kõige edasi jõudnum. Kõik tahtsid telefoni ja sina tegid seda. Sina olid see unelmate väimees või minja. Craig Livingstone, Nokia asepresident 1992–2014, sinu mees kaldkriips naine töötab Nokias. Just sedasi räägiti. See oli imelik. Meil oli üks strateegiline eesmärk, Motorola üle trumbata. Minu töö eesmärk on Nokia brändi ülesehitamine. Me oleme nüüd brändi populaarsuselt peaaegu esimesed. Igal juhul oleme esikohal Aasiast müüdud mobiilide arvul. Ameerika Ühendriikides on Nokia turuliider. Nokiast saab maailma suurim mobiiltelefonide tootja. Seda kohta suudetakse hoida 14 aastat. Ma läksin Chongqingi, mis on nüüd ilmselt Hiina suurim linn. Autojuht küsis, kas tahan minna Nokia tehasesse. Ütlesin, et seal on ju ainult kontor. Ta ütles, et ei, terve tehas. Hiigel suur Nokia tehas. Mõtlesin, et huvitav. Seda polnud ju kuskil kirjas. See polnud ette nähtud. Paha lugu. Me jõudsime kohale ja see oli hiigel suur tehas. Suur Nokia sild. Oleme õiges kohas. Ma läksin sisse ja seal oli suur läikiv tehase põrand. Kuhu masinad pannakse? Ilmselt antistaatiline. See oli aga täiesti tühi nägu uisutamisareen. Astusin sinna peale ja koristajad tulid kisama, et ära kõnni seal. Olgu, vabandust. Üks suur soomlane ilmus välja. Ma ütlesin tere, kuidas läheb? Ta ütles, et väga hästi. Nokiast pole aastaid keegi käinud. Tõesti, küsisin, kui kaua nad on seal tegutsenud. 2,5 aastat. Küsisin, kas ta tunneb ennast hüljatult. Ja. Ma küsisin, kust tellimused tulevad. Mitte kuskilt. Ta lihtsalt oli seal. Selgus, et üks Nokia Networksi müügimees. Kuna võrguosakonnas liikusid nii suured summad, siis nõustus ta ehitama $20 miljonit maksva tehase, et kohalikke inimesi palgata.
Ta maksis $5 miljonit, et see varem valmis saada. Et saaks kauem mitte midagi teha. Nad tahtsid tehast ja tema andis selle neile. Oligi kõik. Äratuntavalt julge. Aafrikas oli riike, kus tapeti gorillasid. Olli-Pekka Mägirindala, positiivse tarbimise juht 1995–2008, et saaks nende elukohtades avada tantaalikaevandused ja müüa tantaali elektroonikatööstusele. Küsimus oli selles, kuidas olla kindel, millist toorainet Nokia telefonides kasutatakse, sest elektroonikas oli see tol ajal väga keeruline. 2003 teatas ÜRO, et Kongo kodusõda õhutab tantaali salakaubavedu. Mida nutikam telefon, seda rohkem on sealt tantaali. Alates 1998. aastast on sõjas hukkunud 4,5 miljonit inimest. Kui võtta tavaline keskklassi inimene, kes saab oma töökohast 1,2 miljonit eurot lisatasusid, sest ta on sattunud tööle firmasse, kus selline asi on võimalik. Ylimääräistä korvausta. Sen vuoksi, että hän on sattunut pääsemään semmoiseen työpaikkaan, semmoiseen firmaan, joka on mahdollistanut tämmöisen. Mina ei usu, et see ei avalda mingit mõju inimese hingelisele tasakaalule. Henkiseen tasapainoon jollain määrin. Ma kuulsin pikka aega kuulujutte, kellel võib neid olla. Aktsiakurss muudkui aga kerkis ja kõik hakkasid arvestama, et peaasi, et ei langeks, praegu saaks palju raha. See oli väga hästi suunatud. Õigetel tehnoloogiaekspertidel ja teistel oli võimalik seda raha saada. Mina polnud nende seas, kes kõige rohkem sai, aga ikkagi oli põnev vaadata, kui aktsiahind üle 60 kerkis. Me olime mures, mis saab, kui optsioonid kukuvad. Kas saame raha? Saime küll, aga ma ei töötanud seal selle pärast. Nokia Oulu tehases on palgad nüüd hell teema. Eksporditööstusel läheb praegu eriti hästi. Kas ka elektroonikatööstuse töötajad saavad sellest edust osa? Tuula Heikkinen, Nokia Oulu personaliülem, neil on kindel töökoht ja muidugi paistab nende tulevik eriti helge. Palgad on siiski päris madalad. Eks vaatame tulevikku ja näis, kuidas läbirääkimistel läheb. Inimese vaimulaad on selline, et kui ta alateadlikult teab, et minuga hakkab nüüd midagi väga head juhtuma, siis tekitab see vastandlikke tundeid. Siis hakkad otsima selgitusi, et endale seda vastuolu õigustada. Mul on sellele õigus, sest ma olen nii pädev ja nii edasi. Suures firmas korraldatakse pidevalt riskianalüüsi koosolekuid, kus vaadatakse üle, millised on ärivaldkonna nähtavad riskid. Käydään läpi, mitkä ovat ne nähtävissä olevat riskit sen liiketoiminnan suhteen. Ühel koosolekul väljendasin ma oma muret seepärast, et kui me ei tee organisatsiooni sees midagi, et aidata nendel ootamatult rikastunud esimeestel vaimselt oma rikastumisega kohaneda, siis ma kardan, et selle organisatsiooni vaimsus ja juhtimiskultuur hävinevad kiiresti. Niin minulla on huoli, että tämä johtamiskulttuuri ja tämä organisaatiohenki tavalla tai toisella tuhoutuu tosi nopeasti. Üks minu kolleeg, teine juht, läks see peale närvi ja karjus kõva häälega otse mulle, et tema ei usu sellise riski olemasolu. Tema arust oli naeruväärne, et see on organisatsiooni seisukohast probleem. Ta keelas selliste asjade arutamise. Edukas firma tõmbab ligi edunäljaseid inimesi. Meile tuli tööle palju inimesi, kes poleks pidanud Nokias olema. Neid huvitasid ainult raha, optsioonid, firmaautod ja suur palk. Minu arust algas sellest Nokia allakäik. Nokia väärtused oli põhiline, kui me kirjeldasime hea nokialase käitumist. Näiteks üks loosung oli Respect for people.
inimeste hindamine ja austamine. Ihmisten kunnioittaminen. Siis muudeti see ära ja alles jäi ainult respekt. Kõik imestasid, mida see tähendab. Mitä tämä tarkoittaa? Ja sitä sitä Juhtimisstiili muutus tegi sellest hullumaja. ihan hullatud meininki. Ikäviä juttuja. Nukrad lood. Johtaja Firmasse tuli uus juht ja ta kutsus tiimi esimest korda kokku. Ensimmäistä kertaa koolle. Seal oli 20-30 inimest. Ta tõmbas põrandale joone, mis jagas toa kaheks. Inimesed seisid ühel pool ja tema teisel pool. Ta ütles, need, kes on minu poolel ja mõtlevad minuga samamoodi, võivad astuda teisele poole joont. Samalla tavalla. Niin ne tulevat sitten tänne tälle viivan toiselle puolelle. Ta ei tundnud veel kedagi neist inimestest. Igaüks võib arvata, kui paljud jäid seina äärde seisma. Tagasi vaadates oli see aeg, millal asjad muutusid. See polnud enam tehnoloogiale keskendunud rühm, vaid lihtsalt üks suur inimhulk. Mobiiliäri kasvas nii suureks, et me otsustasime mobiiliarenduse üksuse 3 jagada. Kännykkäsuunnittelupuoli 3 eri ryhmäksi. Üks tegeles äritelefonidega, teine eriliste telefonidega ja 3 põhitelefonidega. Peaaegu jäi selline mulje, et ei konkureeritud enam inimestega väljaspool firmat, vaid suurem konkurents oli firma sees. Tüüpiline lause oli see, et kui organisatsioon jälle muutus, algul igal kevadel ja suvel, siis juba kord kvartalis ja kui organisatsioon muutus juba igas kvartalis, siis öeldi, meie teeme oma tööd, ükskõik mis osakonnas ma nüüd olen. Paratamatult pidid endalt küsima, kuidas on kõik need asjad viimaks omavahel seotud. Kas nad on üldse seotud? Kas see huvitab kedagi? See oli puutetundliku ekraaniga ja pliiatsiga kasutatav. Pliiats. Akseli Antila, Nokia disainijuht 1995–2010, ma ei mäleta enam, kas tohtis kõvasti vajutada. Mika Röyke, kasutajakogemuse direktor 1999–2009 tohib, see on survetundlik. Väga huvitav on nende küljepealsete füüsiliste nuppude kujundus. Operatsioonisüsteemis pole neile mingisugust funktsiooni. Need nupud ei tee mitte midagi. Kasutajaliidese tegijad ei suhelnud kunagi telefoni valmistajatega. Teine klassikaline asi on külitsi rääkimine. Me püüdsime leida ikoonilise viisi telefoni kasutamiseks. Kui nägid kedagi telefoniga nii rääkimas, siis oli selge, et Nokia. See tekitas kasutajate poolel tohutu protestitormi. Sihtrühma arust oli see nii naeruväärne, kui olla saab. See muutus tõesti ikooniliseks. See on ainus Nokia toode, millest on tehtud naljalehekülgi. Inimesed panevad mida tahes kõrva juurde ja ütlevad halloo. See oli üks esimesi meeme. Hea meem. Johannes Väänänen, sõltumatu leiutaja, My Device'i arendaja, milline on ideaalne mobiil. Mida tuleks sellega teha, et see hea oleks? Ma ei tahtnud teha telefoni, kus mingi klapp klahvistikuks avaneb. Ma tahtsin monoliitset seadet, mida võiks just nii kasutada. Kiirpilk. Automaatne orienteerumine. Esimest korda maailmas. Sõrmega kasutatav puutetundlik ekraan. Esimest korda maailmas. Täielik kuvertiklaviatuur puutetundlikul ekraanil. Omaenda sõrmedega kasutatav. Esimest korda maailmas. See töötab ikka veel, kuigi pill on 15 aastat vana. Täielik internetilehitseja. Seda pole me veel üheski teises seadmes näinud. Seda saab liigutades juhtida. Väike kallutamine kerib lehekülge edasi. Tänapäeval kerivad kõik näpuga. See oli maailma esimene swipe. 2002. aasta paiku osalesin mina esimest korda koosolekul, kus seda tutvustati Nokia juhtidele ja teistelegi.
Selle kasutajaliidese, sõrmedega kasutatava puutetundliku ekraani lasid nad 5 minutiga läbi. Nad ütlesid, et see on lihtsalt üks vigur. See on nagu digitrikk, 2 minutit on huvitav, aga siis hakatakse funktsioone otsima. Me proovisime läbi kõik maailma suurimad mobiilifirmad. Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung, Motorola. Ütleme nii, et mina töötan kuskil firmas. Järsku ilmub välja mingi Soome leiutaja ja näitab seda seadet. Kust leida nii hull tiim, mis ütleks põrgut? See tüüp leiutas huvitavama ja parema seadme kui meie. See oli üks 10 ad hoc kohtumisest selle reisi ajal. See kohtumine poleks meelde jäänudki, aga see on meeles, sest lõpus tulid Sob sise kohale ja vaatas, mida ma teinud olen. Ta ei öelnud tere. Ta ei tutvustanud ennast kuidagi. Mul oli temaga ainult üks verbaalne suhtlus. Ta küsis minult, miks ei pöördu klaviatuur koos telefoniga. 9. jaanuaril 2007 olime veel turuliidrid, Nokia oli veel juhtival kohal. Mobiiltelefonide valdkonnas. Mitä tulee puhelimeen ja kännyköihin. 10. jaanuaril olime juba sabas sörkijad. Me oltiin pahasti seuraajia. Kus olid sina 10. jaanuaril? Ma mäletan väga hästi. Me olime teinud uurimusi, et inimesed tahavad kaarte kasutada. Ma osalesin New Yorgis kaarditeenuste töötoas. Mulle helistati, jäta kõik sinna paika, tule Soome tagasi. Sa pead uurima ühe uue telefoni kasutajaliidest. Täna on see päev, kui Apple leiutab telefoni uuesti. Siin see on. Avalikult seda välja ei öeldud, aga Nokia suhtus Apple'i iPhone'i tulekusse väga tõsiselt. Niipea kui see Ameerikas välja tuli, saabus sealt kotti täis iPhone, mis jagati juhtidele, kes hakkasid neid põhjalikult uurima. Üks Nokia juht rääkis, et ta 5-aastane tütar õppis telefoni kohe kasutama. Tema läks juba õhtul naisega magama, Lauri Magavaara, Helsingin Sanomat uuriv ajakirjanik, kui 5-aastane tütar magamistoa ukselt küsis, kas ma saan selle imetelefoni ööseks padja alla panna. Sel hetkel sai Nokia boss aru, et nad on suures hädas. Ma pole ühtegi puudutanudki. Mina ühe korra olen puudutanud. Tegelikult ma mitte ainult ei puudutanud, vaid lammutasin laiali. Kas see oli ka seest ilus ja kommivärvi? Oli küll. See oli äge. Elegantselt tehtud ja lihtne. Sellest unistasime ka meie. Apple on teinud päris huvitavaid mööndusi. Duncan Lamb, Nokia loominguline juht 2008–2011, üks on nagu eluiga ja teine on toote vastupidavus. Nüüd, 10 aastat hiljem, peavad kõik loomulikuks seda, et me peame telefoni iga päev laadima. Uus norm on see, et laadijad on voodi kõrval. Me lepime sellega, et kui telefoni lolli peaga käest pillame, siis läheb ekraan katki. Me teame, et see on paratamatu. 10 aasta eest polnud see vastuvõetav. Meil on kõik patendid võetud. Apple oli mitu korda avalikult välja öelnud, et neid huvitab puutetundliku ekraani tehnoloogia ja nad tahavad tulevikus selle kasutamist kaaluda. Kes tahab puutepliiatsi välja otsida ja ära panna, see võib ära kaduda. Keegi ei taha puutepliiatsit. Me ei kasuta seda. 2005 läks Majoriko pankrotti. Apple ostis ära MyDevice'i põhipatendid. Me kasutame maailma parimat sünnil kaasa antud puudutamisseadet. Meil on neid sündides 10 tükki. Me kasutame oma sõrmi. 2007. aastal vaatasin ma telekast, kuidas iPhone turule toodi. Muidugi ma viskasin, kasutasin MyDevice'i igapäevase telefonina. Ma kasutasin seda igapäevase telefonina 2010. aastani.
see oli mul juhtumisi käepärast, kui ma telekast esitlust vaatasin ja ma viskasin selle vastu seina. Ma olin nii pettunud. Sen verran se kuitenkin harmitti. Ei läinud katki. See oli hea pill. Hyvä tavara. Järgmisel päeval oli mu laual teade ja postkastis kiri. Aasta pärast peab meil olema valmis iPhone'i tapja. Vuoden kuluttua meillä pitää olla käsissä iPhone Killer. Tehti päris suur strateegiline samm. Nokia ühendas jõud Inteliga ja sellest sündis Mego-süsteem. Sami Pienimägi, Nokia tootmisjuht 2001–2011 koostööd tehti Linux Foundationi ja veel mõne tegijaga turul. Mego äratas meis tõelist vaimustust. Et poisid, teeme veel ühe hea telefoni. Mego kohta võib lõppkokkuvõttes öelda, et kui arvestada sinna panustatud raha ja ressursse, siis oli see päris hea. Panostetun rahan ja resurssien jälkeen niin tuli todella hyvä. See on originaalpakendi Zen 9. Seal see siis on. See pidi olema tõeline muinasjutt. Algul soovis firma luua üle 10 000 töökoha, aga praegu on palgal ainult 1600 rumeenlast. Võtke see vabatahtlik pakett, see on teie viimane võimalus. Ma kasutasin seda võimalust ja nõustusin koondamisega. Ma lahkusin Nokiast vabatahtlikult, aga ma olen küll seejärel näinud und sellest, et ma olen seal ikka edasi. Ma tunnen neist aegadest puudust. Mä oon nähnyt sen jälkeen unia siitä, että mä olen taas siellä kuvioissa mukana ja mulla on ikävä niitä aikoja ja laborid. Need olid uued head laborid. Ei tea, kas viimane saadi valmis. Tiidi Kellomägi, Nokia kaldkriips Microsofti katsetaja 2013–2014, mis neist üldse sai. Kas peaksin laborite pärast kahetsema või peaks jätkuma kaastunnet ainult inimestele? Nokia vahetab tegevjuhti. Olli-Pekka Kallasvoo läheb Nokia Networksi ja tema asemel saab Nokia tegevjuhiks kanadalane Steven Elop tarkvarahiiglasest Microsoft. Ohjelmisto jätti Microsoftista. Ma ei mäleta isegi, ma oletan, et oli talv. Ma mäletan, et sõitsin Nokia House'i parklasse. Seal tuli paar ringi teha, et endale koht leida. Kõik oli väga ilus. Rohelised tuled näitasid, kus veel ruumi on. Ma mäletan, et leidsin koha ja lülitasin mootori välja. Ma ei tahtnud autost väljuda. Mõtlesin, et istun pisut aega, sest ma ei taha sisse minna. Ma nägin taamal Nokia House'i hoonet. See koosnes 3 hoonekarbist ja klaassildadest nende vahel. Võis näha, kuidas inimesed edasi-tagasi käivad ja oma asju ajavad. Ma ei tahtnud sisse minna, ei suutnud füüsiliselt autost väljuda. Ma lihtsalt istusin seal ja vaatasin. Ma istusin seal 20–25 minutit ja siis mõtlesin, et olgu peale, ma võtan ennast kokku ja lähen sisse. Ma väljusin autost, sulgesin ukse ja lukustasin auto. Vaatasin ringi. Veel vähemalt 5 inimest tegi täpselt sedasama. Nad lihtsalt istusid oma autodes. Ma kõndisin aeglaselt, et näha, kas nad on äsja saabunud, aga ei, nad tegid täpselt sedasama, mis minagi. See oli tõeliselt hirmus hetk. Ma mõtlesin, et see teeb inimestele haiget. Pärast pöörast aastakümmet lõpetab Nokia mobiiltelefonide tootmise. Soome firma müüb oma mobiiliseadmete üksuse Microsoftile 5,4 miljardi euro eest. Telefonidest loobunud Nokia keskendub taristule ja teenustele. Sellest võidavad töötajad ja aktsionärid. Ning võidavad ka mõlema firma kliendid. Vandenõu. See on äri. Börsifirma. Välismaalased ostavad aktsiad. Kui osalus on piisav, otsustavad juba nemad. See pole vandenõu. Äri.
Paljud mu sõbrad olid nii rikkad, et ei pidanudki tööle minema. Ma olen kogenud täielikku põhjalangemist oma juhtimiskoolituste ja inimliku töökeskkonna harjutuste tagajärjel. Johtamiskoulutukseen ja inhimilliseen työyhteisöön tähtäävien harjoitusten seurauksena. Ma usun endiselt, tegelikult veelgi rohkem seda, et inimestes oleva headuse tugevdamine ja armastuse olemuse mõistmine tööelus, aga ka juhtimises ja ühiselt hea elu ehitamine on ainus tee hea ja kestliku arenduse poole. Ja kaiken kaikkiaan tämän yhteisen hyvän elämän rakentamisessa on ainoa tie hyvään kestävään kehitykseen. Salo Töötute Selts. Endised Nokia töötajad on töökohtade kadumise järel loonud uusi firmasid. Mul oli palju teadmisi, mida teistel polnud. Ühe sõltumatu Taani uuringu kohaselt Olli Talvitie, antenni ekspert Radientumi kaasasutaja olid meie antennid kõige paremad. Me oskame antenne teha. Kõigil aktsionäridel on koolis käivad lapsed. Johanna Kartila-Malmivaara, Kupola tegevjuht, ja me teame, et digitaliseerumine on tulekul, kuid õpetajatel ja õpilastel pole mingeid vahendeid ega tööriistu, et digitaliseerumist rakendada. Meie taust on seadmearenduses, me tunneme seda ala läbi ja lõhki. Ma töötan firmas Link Motion, mis toodab ühte arvutit. See integreerib autofunktsioonid ja tekitab sedasi säästu. Kes teab, mõnest sellisest idufirmast võib saada Soome uus Nokia. Ma Soome Hasani, antenni ekspert, Radientumi kaasasutaja HMD toodab telefone litsentsi alusel ja on palganud mitu endist Nokia juhti. See on selline seade, mis näeb pisut robustne välja, aga 5 aasta pärast on teil kõigil selline peas. Leiutamine tähendab seda, et teen midagi revolutsioonilist ja kunagi hiljem inimesed kasutavad seda mingil moel. Iga kord, kui ma mobiili käes hoian, näiteks kodus oma veelanis, siis ma tean, et Vesa disainis selle antenni ja ma ei pane sõrme Vesa antenni peale ja lasen Vesa antennil ise tegutseda. Seal all on Markuse antenn, las tegutseb, hoian seda ülalt kinni. Sen puhua, että mä pidän tuolta yläpäästä kiinni. Iga kord tulevad sõbrad kohe meelde. Kaverit jotenkin muistossa, että nemad on selle teinud ja see on meie töö. Minu sõbrad elavad selles telefonis. Ne elää siinä puhelimessa. Nokia. Mobiil, mis ühendas inimesi. Selles hoones oli sel ajal Alko. Nii on öeldud, et Nokia mobiiltelefonid on saanud alguse Alko pööningult. Se on lähtöpaikka, että se on aloitettu Alkon vintillä. Mul polnud aega pesu pesta, kui mööda maailma reisisin. Kasutasin seda tihti. Kui ma töötuks jäin, siis tulin siit oma lemmikpesuvahendeid ostma. Hakkasin omanikuga vestlema. Tal läks päris hästi, aga ta tahtis millegi muuga kätt proovida. Meie vestlus lõppes sellega, et ta ütles, osta pesula ära. Ma ütlesin, et ära ahvatle, äkki ostangi. Kui sihiks on 99% kvaliteet, siis on see läbikukkumine. 100% on vaja, sest kui lennufirmad töötaksid 99%-ga, siis kukkuks iga päev 2000-3000 lennukit alla. See poleks tore. Telefoni omanik rääkis, et ta ostis selle telefoni ja läks koos perega loomaaeda. Muidugi võttis ta telefoni kaasa. Seda 13 kilo annab päev otsa kaasas kanda. Ta tassis seda päev otsa kaasas, aga keegi ei helistanud. Nokia ajalugu on kestnud 150 aastat ja firma on rasketest olukordadest alati puhtalt välja tulnud ja raskusi on olnud palju. Kogu aeg juhtub midagi uut.
Seal tagapool on näha uusi ettevõtteid, mis rajati Nokia koondamiste järel või nende pärast. Nokian alasajon tai vähennyksen perusteella tai kautta. Me tegime häid mänge. Ka Rovio arendas meile mänge. Ehk on see ka meie teene, et Rovio edukaks sai. Rovio sitten on nyttemmin menestynyt. Mul oli pisut ehk provotseerivgi lööklause, et hea tunne on intellekti kõrgeim vorm. Tõlkinud Janno Purman. Luges Eesti Keele Instituudi kõnesyntesaator.